ma loen täna kõigepealt teise Timoteose kirja 2. peatüki 14. salmi. Seal on üks selline sõna, mis on ainult üks kord meil Uues Testamendis kirja pandud. Ja see sõna on selline, et see on sõna sõda. Seda sõna, on tõesti väga vähe, mis siis Uues Testamendis just selliselt kirjeldatud on, aga ma loen selle salmi ja siis ma usun, hakkame mõistma, mida see ütelda tahab. Seda tuleta neile meelde, vannutades Jumala ees, et nad ei peaks sõna sõda, sest sellest pole mingit kasu, vaid hukutab kuuljad. See muidugi on siin Pauluse poolt öeldud otseselt kristlastele, sellepärast, et ka kristlaste hulgas on neid sõnapattusid on küllal ka, ja sellepärast aidaku Jumal, et me ei oleks mitte need sõdade pidajad. Õpetuse sõnad 12:18 on selline ütlemine, mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. Ja sellepärast sõnad on tegelikult vahest väga-väga ohtlikud ja valusad asjad ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me mitte seda oma keelt ja sõnu valesti ei tarvitaks. Aga kui praegu see Timoteuse kiri meil lahti on, siis loeme nagu seda 2. peatükki natukese nagu pikemalt, siis me saame selle Pauluse mõtte nagu kätte, miks ta selle mõtteni jõudis ja hoiatab sõnasõja eest. Ja ma algan 2. peatüki 2. salmist. Ja mida sa minult oled kuulnud, paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. Paulus rääkis ja ta soovis, et see sõnum, mida ta on Jumala käest saanud, et see läheks ustavate inimeste kaudu läheks edasi, et nemad õpetaksid ja räägiksid. 3. salm ütleb seda, et kannata koos minuga kurja nagu Kristuse tubli sõdur. Täna tuleme kindlasti natukese selle kannatuse nurga alla ka, me elame selles maailmas, kus kannatused on ja sõjad põhjustavad kannatusi ja paned nüüd tähele seda sõna sõda, see samamoodi on kannatuste põhjustaja, see hukutab inimesi tegelikult ja sellepärast on see nii, et pigemini Paulus ütleb sedasi, et tuleb hoopis kurja kannatada Kristuse tubli sõdurina. Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo enda argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta sõduriks on kutsunud. Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korra kohaselt. Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast. No siin on, nii palju erinevaid õpetusi ja olulisi asju, mida Paulus siin ütleb järjest, kõiki me täna ei kommenteeri, aga ma usun, et midagi juba siit saame. Mõtle sellele, mis ma ütlen, küll issand annab sulle arusaamist kõiges. Ja sellepärast ta siin teebki ühe pausi vahele, ütleb sedasi, et mis ma olen rääkinud, sa pead püüdma nagu seda kätte saada, mida on püütud öelda. See on väga hea võime, kui inimesed saavad tekstist aru, mida nad loevad, kui inimesed saavad aru seda, kui näiteks keegi helistab, et kui nad saavad aru nagu selle kõige olulisem, mida teine ütleb, sellest vahest on niimoodi, et see kuskile nagu ajub, et millest see jutt siis oli. Vahest pead üle lausa küsima, et mida sa ütelda tahtsid, mõni võib-olla väljendab segaselt. Aga siin me näeme sedasi, et Paulus ütleb väga selgeid asju ja siis ta ütleb sedasi, et nendel asjadel tuleb mõelda ja tuleb nendest aru saada. Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist, kes põlvneb Taaveti soost, see on evangeelium, mille pärast ma kannatan kurja ja olen koguni ahelates nagu mõni roimar, kuid Jumala sõna ei ole ahelas. Ja sellepärast on see nii, et kõige tähtsam asi on, et issandat tuleb meeles pidada, nii et seda kindlasti ka tänasel õhtul. Ja siis ta räägib veel sellest kannatuste osast, ma selle jätan praegusel hetkel veel vahele natukene, siis tuleb see 14. salm, kus ta ütleb, et seda tuleta neile meelde.
vannutades Jumala ees, et nad ei peaks sõnasõda, sest sellest pole mingit kasu, vaid see hukutab kuulajad. Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõesõna õigesti kuulutab. Labastest tühijuttudest hoidu, aga eemale, nende rääkijad lähevad ju aina kaugemale Jumala kartmatuses ja nende sõna levib otse kui vähktõbi. Nende seast on Hymenaius ja Velotes, kes on kaldunud kõrvale tõest ja öeldes, et ülestõusmine on juba toimunud ning rikuvad ära mõnede usu. Ja ütleme, et siin läheb see veel edasi, võtan 23. salmist seesama nagu teema, aga sõgedad ja kasvatamatud arutlemised lükkad tagasi, teades, et need tekitavad tülisid. Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu osav õpetama, valmis kannatama kurja, kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks, et nad kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda. Ja näed, ega nalja ei ole. Kui meie ütleme, peame seda sõda ja oleme valede asjade kimbus, siis tegelikult lugu on selles, et me oleme kuradi paltes kinni. Ja sellepärast on see nii, et ja see, me näeme sedasi, et see on tõsine tegelikult probleem. Paulus siin ütleme näiteks esimeses Timoteuse kirjas 6. peatüki 4. salmis ütleb sedasi, et inimeste kohta, kes on nagu sellised, et see on siis iseennast täis, ega saa aru millestki, vaid on haige vaidlemisest ja sõnelemisest, millest tekib kadedust, riidu, teotust, kurja, kahtlusi, lõputuid hõõrumisi inimeste vahel. Ja sellepärast on nii, et on vaja jälgida, mis juttusid me räägime. Kas me tekitame kahtlusi, kas me tekitame hõõrumisi, kas me tekitame nagu probleeme, ja sellepärast, et see on üsna tegelikult kuradi tavaline meetod. Ja ma võtan niisugused kaugeid näiteid, need on kõige paremad näited, mis on aastate juba 10 tahagi isegi lähevad. Mäletan, kord oli koguduses oli üks selline õde, kes parasjagu kiusas oma juttudega teisi. Ja alati tal oli midagi väga rääkida, kas oli väga kõrget või püha või midagi väga halvasti, aga igal juhul oli nii, et tavalist olukorda tal kunagi ei olnud, sest et kui ta tuli, siis alati, kui ta rääkis, siis oli. Ja siis sageli oli, kui halb jutt oli, aga seda ei tohi kellelegi rääkida, kui ta veel isiklikult kellelegi rääkis. Ja siis olid inimesed nagu mingisuguse vaeva all, vahest olid need abielu rikkumised, mida ta teiste õdede vendade kohta seal otseselt ütles ja süüdistas ja teisele räägib niisugust juttu ja siis keelab veel ära rääkida ka ja mõni ikkagi oli targem, julges Karjasele ka nagu tulla ütlema, kuule ei tead, et mulle räägitakse niisuguseid lugusid ja kõike värke. See oli puhas kiusamine. Ja teate, sellepärast ma täna lihtsalt ütlen seda samamoodi ka, et ega vaenlane on sama taktikaga. Üks hea, tegelikult ma ütlen sulle nüüd, pane tähele ühte asja. Kui keegi tuleb selle niisuguste juttudega, siis ütle, et ma räägin Karjasele ära. Sa saad ruttu juttudest lahti. Sest mulle nad neid jutusid ei räägi. Sellepärast, et see on reeglina selline, seda tekitatakse tegelikult tavaliselt tehakse seda Karja sees. Siis need ei ole tavaliselt üldse mingisugused tõesed jutud, need on lihtsalt ühed segadused ja kahtluse tekitamised, mida vaenlane püüab teha. Ja sellepärast vaata, nende sõnadega tegelikult tekitatakse probleeme. Me elame praegu sellises maailmas, kus see sõda on käimas, kui läheme nüüd korraks nagu võib-olla, isegi ei pea kristlaste juurest ära minema. Kristlased on igal pool ka internetis ja kohtades praegusel hetkel. Ja küll on paljud tegelikult, kes peavad seal ka sõda. Ja panevad endale nii võimsad nimesid, et ikka tõeline tõde, tead, mida nemad kuulutavad ja niisugused tõetunnistajad on seal, ütleme, ma mõtlen eriti, vaatan nagu sealt näiteks venekeelsest keskkonnast ja kus on sellised ja kus siis laimatakse teisi pastorid ja töötegijaid ja kõike, ütleme, et käib üks sõda tegelikult käib. Aga täna nüüd ütlen sedasi, et ärme seda pea, sest et see on hukutav tegelikult teistele inimestele. Ja sellepärast on see nii, et ja see ei ole üldse tegelikult, ütleme, need ei ole Jumala relvad ja sellepärast, et see sõda ei ole absoluutselt Jumala käest. See on teisest allikast tegelikult süüdatud. Meil on oma issandast õppida seda, et tema ei sõimanud, ta käitus alati viisakalt ja sellepärast on niimoodi, kui ta rääkis, kui oli keegi, kes tõega midagi küsis, siis ta vastas tegelikult väga tõeliselt, et tõde oleks nagu esile toodud ja sellepärast, kallid, täna lihtsalt ütlen seda samamoodi praegusel hetkel, et paneme tähele seda, et mida me ise teeme
aga kui sa satud sellise sõnadega sõdija juurde, siis tegelikult katsu sellest vabaneda ja just võib-olla seda kasutades seda ka, et kuule, et tegelikult on niimoodi, et ütlen sulle kohe, et räägin karjasele, ei hakka sinuga mingisuguseid saladusi pidama ja sa oled kohe tegelikult paljudest juttudest oled vaba. Ja sellepärast lihtsalt selline julgustus sulle nagu selle koha pealt. Sest et ega, vaata, sõnade koha pealt on niimoodi, et meil on niisugune tunne, et noh, et kas me oleme seda sõda ikkagi pidanud. Aga ma ütlen, et väga valus ütlemine, on näiteks Mattiuse evangeeliumi 5. peatükis, kui Jeesus räägib mäejutluses ja ta räägib sellest, et kuidas me vahest teisi inimesi nagu tapame. Ja siin on niimoodi, et ma loen 21. ja 22. salmi. Te olete kuulnud, et muistsetele põlvedel on öeldud, sa ei tohi tappa ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Aga kes vennale lausa ütleb, tola, peab minema ülemkohtu alla. Aga kes ütleb, sa jäle, peab minema tulepõrgusse. No ütleme, et vanemates tõlketes on öeldud sedasi, et kes ütleb loll ja ütleme, et seal erinevalt on nagu seda, nagu on tõlgitud ja on öeldud sedasi. Aga põhimõtteliselt pane tähele sedasi, et vaata, et kuidas on tegelikult need sõnad pandud nagu sellisesse nii olulisse asja, et vaata, kui sa ütled sedasi, et see on nagu tapmine. Jeesus võrdleb seda lihtsalt tapmisega, teise inimese tapmise. Sõda, sõjas tapetakse inimesi ja sellepärast on niimoodi, et ma tahan ütelda praegusel hetkel, et see tänane jutt ei ole mitte niimoodi, et ära mõtled, et mind see ei puudutab küll. Ma usun sedasi, sõda oleme me kõik teinud. Teise nimega võib ütelda, see on vaidlus. Kus sa tõstad vaidluse üles, et ega me näeme, et Jumala sõna ei õpeta meid absoluutselt vaidlema. Evangeeliumi kuulutamise juures me ei vaidle ja üldse meid ei ole nagu selle jaoks kutsutud. Jeesusega väga palju vaieldi, sellepärast, et vaata, ta tuli nagu seda Vana-testamenti ja vanalepingut uueks lepinguks muutma ja see oli raske üleminek ja väga palju taga tegelikult vaieldi. Aga tema ise põhimõtteliselt ei olnud nende vaidluste algataja, vaid alati käidi tegelikult tema ümber, või käidi ka Jeesuse jüngrite ümber ja püüti vaielda, et kuidas nad elavad või mida nad teevad ja nii, et see sõda nagu sellises mõttes nagu käis kõvasti. Ja nüüd on nii, et ütleme, et kristlaste osa võtsin praegusel hetkel, maailmast rääkimata. Ütleme, et meedia peab väga suuri lahinguid, sellepärast, et praegusel ajal kindlasti on väga määrav on üldse niimoodi, et mis siin, ütleme, saatan siin ilmas teeb, siis kõigepealt ta püüab endal seal meedia enda kätte saada. Et ta sealt kujundab, ta lihtsalt räägib, kui vanasti pilluti lennuki pealt lendlehti. See oli ikka võratult vähem, kui ütelda niimoodi, et kui üks lennuk lendas ja korja neid paberitükke tead, et mis sinna peale on kirjutatud, eks. Aga praegusel hetkel on niimoodi, et ikkagi uudised levivad ja räägitakse ja neid kanaleid on nii kohutavalt palju ja neid rääkijaid on nii kohutavalt palju ja nii, et sellepärast see sõnasõda käib ja ühelt poolt ja teiselt poolt muudku antakse nagu tuld. Ja kes teevad, kes räägivad tegelikult labaselt ja ütleme halvasti ja tarvitades ropendavaid sõnu ja kõik, seal on ikkagi näha sedasi, et kuule, et ikkagi valed relvad on käes. Kes jäävad viisakaks ja püüavad rääkida ilusasti, siis on isegi loota sealt, et enemeni tuleb sealt seda tarkust ja tõde ka. Aga olgu praegusel hetkel nagu sellega. Nüüd võtan ühe järgmise koha. Hea küll, usun sedasi, et mingis mõttes oleme me kõik natukese juba puudutada saanud, et oleme teistel halvasti ütelnud, ütleme, et see tuleb lapsepõlvest pihta. Ma mäletan kord, kui ma koguduses sedasama kirja kohta lugesin, seda Mattiuse kirja kohta, siis üks ema ütles sedasi, tuli oma tütardega parasjagu tuli siia. Just kodus nad üksteist sõimasid seal lollideks ja see lugu oli, et sa lugesid täpselt meile seda, mille keskelt me just praegusel hetkel tulime. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et see puudutab meid ja vaata, me vahest võib-olla harjume nagu selliste sõnade ja asjadega, mis ei ole üldse head, mida ütleme. Aga ma usun sedasi, et täna võtame asja tõsisemalt ette ja ma teen nüüd niimoodi, et 4. Moosese 31. peatüki teen lahti. Ja siin on üks huvitav lõik Jumala sõnas selles 31. peatükis, kus on üldse räägitud sõjasaagi puhastamisest ja sõjas käinud inimeste puhastamisest.
sellepärast, et ega vaata, need inimesed, kes on sõjas käinud, ega see nali ei ole. No näiteks, et kes on ikkagi tõelistes lahingutes olnud ja ma mäletan eriti ka siin, ütleme, Eesti poisse, kes olid Afganistanis või ütleme, ja kes nendel missioonidel ja kohtadel on käinud, ega see nali ei ole, kui sa oled seal nende kas ise tapnud või asja juures vähemalt ja oled nende laipade keskel ja näed nagu seda koledust, mis on, siis sellest välja tulemine tegelikult ei olegi nii lihtne. Ja nüüd on niimoodi, sellepärast on see nii, et ja ma taandan täna, saad aru, selle sõnade peale. Sellepärast, et me kõik ei ole kuskil missioonil käinud ja oleme võib-olla sõjaväes saanud olla rahuajal ja meil on nagu selles mõttes on hästi, hoopis ehitasime ja tegime seal mingeid muid töid ja asju, ei olnud sõjaga nagu pistmist, aga nüüd ütleme sellises sõnasõjas, ma usun, sedasi me kõik oleme, kuskil me oleme ikka häält tõstnud, kuskil me oleme midagi vaielnud ja nüüd on nii, et aga kuidas nagu nendest asjadest välja tulla. Ja siis on öeldud, ma loen siit nüüd 4. Mooses 31 ja 19. Ja te ise lööge leer üles väljaspoole leeri 7 päevaks, igaüks, kes on tapnud inimese ja igaüks, kes on puudutanud maha löödud, puhastagu ennast 3. päeval ja 7. päeval te ise ja teie vangid. Ja puhastage kõik riided, nahkriistad, kõik astjad, mis on tehtud kitsekarvust ja kõik puuastjad. Ja preester Eleazar ütles sõjameestele, kes olid käinud sõjas, see on seaduse määrus, mille issand andis Moosesele. Kuld, hõbe, vask, raud, tina, seadina, kõik, mis kannatab tuld, laske tulest läbi käia. Siis on see puhas. Ometi tuleb seda veel puhastada puhastusveega. Samuti laske veest läbi käia kõik, mis ei kannata tuld. Ja 7. päeval peske oma riided, siis olete puhtad ja pärast seda võite leeri tulla. Nii et siin oli nagu 2 asja, ütleme, et üks asi oli see, et see inimene ise, kes oli sõjas olnud, kes oli tapmisega tegelenud, kes oli laipadega kokku puutunud ja siis oli see puhastusreegel, mida nad tegema pidid olema väljaspool leeri, pidid need veega pesema neid riideid ja asju, nagu lugesime siit. Aga täna, kui ma seda, ütleme, selle salmi üldse ja nagu selle mõtte juurde nagu jõudsin, siis ma ühtäkki nagu nägin ühte asja sedasi. Kõik, mis kannatab tuld, seda tuleb puhastada tulega. Igaüks meist ei kannata tuld. Sest et kes ehitab õlgedest ja endest, see lihtsalt põleb ära. Kes ehitab kullast, see kannatab tuld ka. Ja sellepärast siin on suur vahe on tegelikult vahel meil ka, kes me oleme Jumala lapsed. Osad lähevad tegelikult suuremast tulest läbi ja neid puhastatakse tegelikult tules. Siin oli öeldud, et puhastatakse tulega ja pärast tuleb veel ka veega puhastada, sõnaga ka. Nii et on nii tuli kui sõna on nagu inimese kallal, kui ma toon nagu selle inimese pilti. No siin oli, eelkõige jutt oli nagu räägitud sõjasaagist, aga ma täna nagu nägin sedasi, et see puudutab tegelikult nagu just väga otseselt meid, kuidas Jumal on tegelikult meie juures seda puhastavat tööd ka tegemas. Ja sellepärast me näeme sedasi, et Jumal võtab seda puhtuse asja ikka tõsiselt. Kes on ikkagi selles sõjas olnud, kes on kuskil sõna sõjas olnud, ja siis sellest tuleb välja tulla. Ja teate, ma mõtlen sedasi, et ma mõtlen nagu nendele inimestele, osad on ikka praegusel perioodil nende aastate jooksul, ütleme, eriti see võib-olla see sõjaperiood, meie võib-olla vähem, me ei ole otseselt nagu need osapooled, aga ma mõtlen, need ukrainlased ja venelased, kes on, sealt on ikka need nooli lastud küll üksteise suunas. Küll on 11 solvatud ja küll on pastorid solvatud selle koha pealt, et kes ei võta mingisugused seisukohtasid ja kes ei vali pooli ja kes on Jumala poolel, need on kõige rohkem peksa saanud tegelikult. Sellepärast, et seal oli nii, kes ikkagi mingi poole valis, siis oli vähemalt keegi, kes oli nagu sinuga. Aga kui sa Jumala poolt olid, siis said 2 poolt. Ja sellepärast on see nii, et ja nüüd on need, kes on neid, ütleme, tarvitanud neid meetodeid ja seda sõna teinud. No nendel on see täna see sõna. Nad peavad sellest tulest läbi minema ja nad peavad sellest veest ka läbi minema. Nad peavad korda saama, et tagasi leeri tulla. Need lükatakse väljapoole. See ei ole absoluutselt nali, sellepärast, et nad ei kõlba tegelikult enam Jumala rahva hulka sellises mõttes. Sellepärast, et vaata sellised, kes on teisi tapnud sõnadega, nad ei pea tegelikult teiste hulgas olema. Selleks on need sammud ja asjad, kuidas tegelikult tagasi tulla. Ja sellepärast aidaku Jumal, kellel on nii palju alandlikkust, et ta teeb tegelikult need sammusid. Et ta on valmis tegelikult sellest puhastusprotsessist läbi minema, kes on tõesti nagu sellisesse olukorda sattunud. See võib-olla
noh, vahest meid kistakse nagu kaasa ja on need erinevad meelsused ja asjad, kus me oleme ja kindlasti karjastel on palju suurem vastutusroll, kui nad vahest oma karja veavad kuskile nagu sellisesse sõnasõja lahingusse või kuskile veavad. aga sellest on tegelikult on vaja välja tulla, aga me näeme sedasi, et nalja sellega tegelikult Jumal ei tee. ta ütleb, et selles on protsess ja selle peab tegelikult läbi tegema ja alles siis võib tulla tagasi ja olla tegelikult leeri keskel. ja vaata, siis on nagu rahu maa peale seatud. ja sellepärast aidaku Jumal, et vaata see sõna, mis ma praegu olen nagu saanud, et me võtaksime väga tõsiselt, et me valvaksime, et me ei peaks seda sõda ka. Sest arvesta sellega, sa pead tagasi tulema nagu seda teed mööda. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega Jumal ei ole muutunud. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil tuleb, ta ütleb, et anda aru tegelikult igast tühjast sõnast. Vaata, see sõnade pool on tegelikult ütleme, Jumala poolt väga, väga täpne asi. Me teame sedasi, näiteks meil on mõned piibli sellised erilised raamatud, nagu on Hiopi raamat. No mis seal oli? Seal oli tegelikult niimoodi, et kui Hiopil kõik need kannatused ja asjad seal hakkasid, siis tulid sõbrad kohale, küll 7 päeva suutsid vait olla, aga siis läks sõda lahti, 11 järgi võeti sõna. Hiop vahepeal, üks sõber, teine sõber, kolmas sõber, muud kui andsid seal tuldi, et kuule Hiop, mis sa ikka teinud oled ja üks sõda käis. No lõppkokkuvõte oli see, et ka sellest olukorrast tuli välja tulla. Ühel hetkel on niimoodi, sõbrad jäävad vait, enam ei oska midagi rääkida. Ühel hetkel on Hiop lõpetab, enam Hiopi sõnad on lõppenud. Ja siis hakkas Elihu, hakkas Jeesus hakkas rääkima. Ja põhimõtteliselt me näeme sedasi, et seal oli ka protsessi läbiviimine, et tegelikult oli ju niimoodi, et Hiop pidi oma sõprade pärast palvetama, et nemad võiksid leeri tagasi saada, et nende asi oleks korras. Ja sellepärast Jumal ei tee absoluutselt nalja. Ja mis seal siis oli? Ainult olid ju sõnad. Mitte midagi muud ei olnud. Oldi natuke asjaga koos ja arutasid seda asja, mis siis oli vahepeal, mis selle Hiopiga oli või ei olnud, eks. Ja kogu lugu, aga Jumal võttis seda väga tõsiselt. Ütles, et tead, ma lihtsalt ei kuule praegusel hetkel enam neid teisi palveidki, vaid et see on ainult nagu üks teatud tee, mis kaudu tegelikult on võimalik nagu tagasi tulla. Ja sellepärast, kallid, täna näed, väga tõsine tegelikult selline hoiatus selle koha pealt, et me valvaksime tegelikult oma suud. Et me ei laseks neid tuliseid põlevaid nooli, mis tulevad kuradi käest ja ei tarvitaks neid hoopis Jumala rahva keskel ja oma lähedaste või kelle suunal iganes. Nüüd ma tahtsin teha lahti seda Hiopi raamatut ja ma katsun selle koha lahti teha. Hiopi raamatu 40. peatükis, seal on mõned sellised ülemineku hetked, mida võiks lugeda. 40. peatükk algab niimoodi. Issand vastas Hiopile ja ütles, kas tahab nuriseja vaielda kõige vägevamaga ja Jumala süüdistaja andku vastus. Siis Hiop vastas Issandale ja ütles, vaata, selleks ma olen liiga tühine. Mida ma peaksin sulle vastama? Ma panen käe suu peale. Ma olen kord rääkinud ja ma ei vasta enam. Koguni 2 korda. Enam ma seda ei tee. Ja sellepärast on niimoodi, et nüüd ta ühel hetkel taipas sedasi, et kuule, et see sõda, mida ta pidas kas või oma sõpradega, see põhimõtteliselt oli asjatu asi, ta leidis sedasi, et kui suu tuleb kinni panna. Ja ütleme, et Hiop kahetseb, 42. peatükk räägib sellest, siis Hiop vastas Issandale ütles, ma tean, et sina suudad kõike ja sinul ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu või siis kes püüab Jumalale vastu panna ja püüab varjata Jumala nagu sellist mõtet? Sellepärast, et ma olen jutustanud, millest pole aru saanud, asjadest, mis mul on imelikud või ka imelised või üle meie mõistmise, eks, mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin ja küsin sinult ja sina seleta mulle. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd mu silm on sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ja kahetsen põrmus ja tuhas. Ja pärast seda, kui Issand oli rääkinud Hiopile need sõnad, siis on niimoodi, tulevad siis nende sõprade asjade korrigeerimised ka. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et näete, nii tõsine lugu tegelikult on. Vaata, meie sõnad on mõjuga. Jeesus hoiatab, ütleme, Olga Koolikova hiljuti pidas jutluse kõikidest nendest haputaignatest, mis on Uues Testamendis. Seal on, eks, Herodese haputaigen, variseride haputaigen, eks, siis on seal, kes seal oli veel, ütleme, et üks on see taevariigi haputaigen, mis see 4. oli, ei tule praegusel hetkel keele peale. Ütleme, et kõik need haputaignad olid seal, aga vaata, kõikidel nendel asjadel on tegelikult mõju. Ja sellepärast on, kallid, niimoodi, et vaata, täna me tuleme siia Jumala kotta. Ma tahaks uskuda sedasi, et sellel sõnumil on selline mõju, et me suud lähevad kinni, et me ei astu sõna sõtta.
et noh, jätad internetis kommenteerimata või tegemata, et sa ei astu lihtsalt sedasi, et kiusatus võib vahest nagu olla, et küll, aga ütleks ka kuskil, eks. aga lihtsalt seda mõju täna lihtsalt selle noh, et Paulus ütleb, et ma vannutan, teen endale selgeks, et nad sõnasõda ei peaks. Et vaata sellest, see on hukutav tegelikult ja sellepärast sellest ei ole mitte mingisugust kasu. Ja sellepärast tahaks nagu täna nagu uskuda seda, et see hoiatus, mis on üsna nii selgelt tegelikult tulnud issanda käest, et see oleks meile õnnistuseks, et me oskaksime paremini käituda. Ja sellepärast, et ega asjad ei ole veel ju lahenenud. Ja sellepärast, et praegusel hetkel täna palvetame kindlasti ka nende asjade lahenduste pärast, ka nendes paikades, kus need sõjad ja olukorrad praegusel hetkel on ja nüüd on niimoodi, et räägitakse ühelt poolt, räägitakse teiselt poolt, pigemini on see nii, et ärme meie omalt poolt sealt mingit sõnasõda hakka pidama, vaid palume, et Jumala tahe võiks sündida ja lahendagu tema tegelikult neid asju. Ja nii ta on. No ütleme, et ja ühte asja, ma ütlen ühte asja ka veel. Et ega tegelikult on niimoodi, et sõnasõda teeb niisugust hukutavat asja. Aga ma usun, et kui me piiblit loeme, me näeme ühte asja sedasi, et ega sellist positiivsest tulemust sealt absoluutselt ei tule. Vaata, see inimene, kes näiteks sind mõista ei taha, ega sina oma jutuga teda mõistma ei pane ka. No ei ole neid tulemusi kuskil eriti näha. Me issand ei suutnud seda. Kui tulid need kirjatundjad ja variserid, eriti ütleme, et kui seal on see näiteks Johannese 8. peatükk. No see on selline, ütleme, et Jeesus räägib oma taevasest isast, räägib kõik see üsna selget juttu räägib, aga need absoluutselt ei mõista. Ja sellepärast on see nii, et ma ütlen, et praegu on see siin selles maailmas on täpselt niimoodi olemas. Riigikogus on erinevad pooled. Üks räägib ühte, teine räägib teist, omavahel nad absoluutselt tegelikult ei mõista. Ja see ei ole mitte ainult Eestis, see on, ütleme, et see on väga paljudes paikades ja kohtades, see on riikide vahel. Ja see võib olla perekondades, see võib olla abielus, see võib olla lihtsalt niimoodi, et no kuule, kas sõnasõda, ütleme, et abielusid me täna ei ole nagu plaanis olnud puudutada. No see on võib-olla üks kõige suurem sõnasõdade koht tegelikult, kus see käib, kus hakatakse üksteisele andma, tead. Ja sellepärast on see nii, et see on tõsine teema tegelikult ja lihtsalt issand täna on meid hoiatamas selle koha pealt, see ei ole tegelikult lahendus. Nii kui õpetuse sõnadest lugesime sedasi, et vaata, meie keel tegelikult võib olla niimoodi, et on hoopis terviseks teistele. Tarkade keel on terviseks ja sellepärast on see niimoodi, et on olemas, ütleme, Jumala sõnast, need igasugused head õpetused ja asjad, mida me tegelikult saame õnnistuseks ja rahuks ja kõigeks nagu ütelda ja pigemini on nii, et püha vaim tuletagu meile meelde neid õigeid sõnu ja asju, mida siis tarvitada. Ütleme, et apostel Paulus, tuleb kord praegu meelde, et tarvitab kunagi, et seal sellist nippi, et variserid ja saduserid olid, tema vaenlased mõlemad ühel hetkel, eks, ta ise oli muidu variseride hulgast, seal ühed saduserid ei usu ülestõusmist ja Paulus siis ütleb, et ma olen ülestõusmise pärast, et ma kuulutan ja räägin seda, et sellepärast olen kohtu all. Ta teadis, et variserid ja saduserid lähevad omavahel vaidlema, et tema jääb sellel hetkel kõrvale. Ega see võib-olla nagu, ütleme, ma ei annaks sellist nõu, et me nüüd saadame teised lihtsalt tülitsema sellises mõttes, aga sellel hetkel ta lihtsalt tarvitas seda meetodit. Ja sellepärast ja need läksid siis omavahel, läksid sõnasõtta, sest kumbki nendest pooltest ei osanud nagu vältida seda ja hakkasid ennast siis kaitsma ja tegutsesid seal niimoodi. Ja sellepärast, kallid, aidaku meid Jumal, et me seda sõda siin selles maailmas ei peaks. Sellepärast, et vaata, me tahaksime, et tuleks rahu maa peale ja sellepärast on see nii, et üks väga oluline ja tähtis variant on ka, et kui on issand valitsemas, ma usun, kui 1000-aastane rahuriik, siis ei ole tegelikult seda sõda. No seal on head põhjused, et saatan on kinni pandud ja see ideede autor enam ei saa oma ideesid pilduda ja sellepärast need asjad on, siis on täiesti nagu ka teistmoodi. No nii et ja me näeme sedasi, et kui seal Jeesus oli vaidlustes, siis asi läks milleni? Maksimaalsed süüdistused, et ta on kuradist, et temas on kuri vaim, ütleme, kivid läksid käiku, ütleme, täielik, ütleme, selline, millega nagu tegelikult rünnati, lõpuks oli tegelikult, Jeesus oli ju, pidi ristil ka surema, ütleme, et see sõda, ütleme, mis tema vastu oli üles tõstetud, see oli tegelikult, oli ikkagi väga võimas ja seda nad tegid. Aga Jeesuse sellel surmal ja ülestõusmisel oli ju kindel eesmärk ja sellepärast kiitus Jumalale, et ta sellest läbi läks, et ta suutis sellest lahingust läbi minna. Aga olgu nüüd ma tulen
teen selles jutus täna pöörde, selle sõna jätan natukese praegusel hetkel kõrvale ja tulen selle Pauluse mõtte juurde, mida ta seal samas, kus me lugesime, kus ta ütles sedasi, et kannata kurja nagu sõdur. No ütleme, et see on sama allikas, ütleme, kui on sõda, siis on sõdurid, siis olid need sõnaga võitlevad sõdurid, aga nüüd ta ütleb, et kannata kurja hoopis selles olukorras ja teises kohas ta sealsama, ma teen veel korraks selle teise Timoteuse lahti, kus ta seal siis ütleb, 3. salm oli see nähtavasti, et kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur ja siis, kus ta on veel 24 salm selles samas peatükis, issanda solasel ei ole tarvis tülitseda, vaid olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja. No põhimõtteliselt on see nii, et tänast päeva need nimetatakse ka palvepäevaks, see on nagu selles mõttes, et see Kristuse kannatusaega astumise päev, ja sellepärast, kallid, see tuletab tegelikult meelde sedasi, et siin selles maailmas on kannatused, millest me issand on läbi läinud, ta on tegelikult meile ise eeskuju jätnud ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et me täna võime nagu ka nüüd võtta korraks nagu selle teema, et sõjas me tahame nagu võidukad olla, tahame sõjas võidukad olla, aga siin on hoopis, Paulus ütleb sedasi, et aga kannata kurja. Kas me selleks tegelikult nagu valmis oleme, et kas ei tundu nagu liiga kuidagi nagu mingisugune nagu allaandmine? Aga lihtsalt me näeme, et Jumala sõna väga otseselt annab seda nõu, et just seda tuleks tegelikult teha. Ja sellepärast tahaks ühte soovida veel, et see kannatuste teema, nüüd kui oleme sellises ajas, kui varsti on ülestõusmispühad ja suur reede, ütleme, kus see kannatuse periood tuleb me silma ette, nagu kevadeti see meil ikka on, et me õpiksime nagu seda teemat ka. Ja ma saan aru sellest, et jälle on niisugune teema, et parem lülita välja, kes meist mingisuguseid kannatusi tahab ja mille pärast me kannatama peame. Aga me issand õppis seda, oli kuulekas kuni surmani ja tema tegelikult läks tegelikult sellest väga, väga läbi ja väga selgelt, ega see tal kerge ei olnud, Getsemanis ta palub, et isa, võtta see karikas mult ära, aga nüüd on see niimoodi, et issand on meile tegelikult eeskujuks. Me oleme tema järgijad. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui teda kiusatakse meid ka. Kui tema kannatas, kannatame meie ka. No meie kannatused ei ole, ütleme, sellise lunastuse kaaluga, et meie kannatused teisi inimesi lunastavad. Absoluutselt mitte. Aga see on hoopis nagu teine roll, milles meie oleme, mis on meil kui järgijatel. Ja sellepärast on väga oluline, et me oskaksime ka nagu seda õppetundi õppida. Apostel Paulus, kes oli ise tegelikult kristlaste tagakiusaja, ühel päeval on ta jõudnud tegelikult nii kaugele. Ütleme, et kui issand teda üldse kutsub, ta saab ju kohe selle sõna, et sa hakkad mind järgima ja sa pead palju kannatama. Et sa tuled nüüd minu järgijaks, aga sinu elus tuleb palju kannatusi. Ja Pauluse elus on tõesti väga palju kannatusi, ütleme, pekstakse teda, pillutakse kividega, ütleme, et aetakse taga, on need vangistused, asjad, et ongi väga, väga raske selline kristlase elu. Mitte selline, mida siin võib-olla vahepealsed aastakümned olid, kus kuulutati, et tule issanda juurde, siis sa oled kõigist muredest vaba, siis sa oled õnnistatud, sa oled rikas, sul on kõik hästi. Sellepärast, et aga vanglatest ja nendest asjadest, kes see siis rääkida tahaks, eks. Aga ometigi me näeme sedasi, et see kannatuste pool ei ole mitte kuskile tegelikult kadunud ja sellepärast me peame nagu, kui sõdur läheb sõtta, mismoodi sa sõtta lähed, kannata kurja nagu see tõeline sõdur. Iga sõdur, kes läheb sõtta, sa pead olema tegelikult valmis selleks, et sa sured seal. Sa ei saa seda välistada, et mina surma ei saa. Iga sõdur on niimoodi, kes läheb lahingusse. Iga sõdur, kes annab, ütleme, selle oma ameti sõduri vande. Mina andsin Nõukogude Liidule, et viimase veretilgani võitlen selle maa eest. Ja ma andsin täiesti aru selle eest, siis mõtlesid, et kui viimane veretilk tuleb välja, ma olen ütelnud seda Moskvas, seal, kus mul oli see väeosa, kus ma selle pidin andma, ja ma täitsa mõtlesin nende sõnade peale. Ma ütlesin, et okei, kui see on minu maa, siis miks mina siis, et kui ma olen nüüd usklik, ütlen, mina seda maad ei kaitse. Kaitsen mina ka seda maad. Ja teen selle otsuse ja olen valmis siis surema ka, kui on surra vaja. Ja teed selle otsuse täieliku teadmisega. Ma tean, et osad usklikud, ei, mina püssi kätte ei võta ja käitusid sedasi, lasid ennast vangi panna või seal sõjaväes sigu hoidma pandi või mis iganes tehti, leiti nagu mingisugune teine koht. Mina olin koos oma issandaga, oma usku ma ei salanud, aga ma leidsin sedasi, et kui on vaja, siis ma olen tegelikult selles rollis. Ja
sõdurina sa pead arvestama sellega, et sa just pead olema valmis surmaks. Nüüd on ilmutuse raamatus, me võidame talle vere läbi, eks oma tunnistuse sõna läbi, ja et ei armasta oma elu surmani. Apostel Paulus jõudis selleni, vaata, kui ta seal apostlite tegude 21. peatükis, talle öeldakse sedasi, et ära mine Jeruusalemma. Et kuule, et siin seal vahistatakse ja tead, ja parem ära mine, tuleb prohvet lausa, Agabus, kes hakkab teda seal õpetama, et kuidagi Paulust nagu säästa sellest olukorrast. Loeme seda, 21, 10 hakkame lugema. Kui me mõneks päevaks sinna jäime, tuli Juudamaalt prohvet Agabus nimi. Ja ta tuli meie juurde, võttis Pauluse vöö, sidus oma käed ja jalad kinni ning ütles, nii ütleb püha vaim, mehe, kelle oma see vöö on, aheldavad juudid nõnda Jeruusalemmas ja annavad paganate kätte. Seda kuuldes palusime meie ka ja ka sealsed vennad Paulust, et ta ei läheks Jeruusalemma. Seepeale vastas Paulus, mis te teete, et te nutate ja vaevate mu südant? Sest ma olen valmis mitte üksnes laskma ennast Jeruusalemmas aheldada, vaid ka surema issanda Jeesuse nime pärast. Aga kui ta ei lasknud end ümber veenda, rahunesime ja ütlesime, sündigu issanda tahtmine. Ja sellepärast, ütleme, Filippi kirjas Paulus räägib, et suremine on kasu. Elan, kui on vaja. Ja kui see on parem ülesannete jaoks, mida Jumal mulle anda tahab. Aga kui on vaja, ma olen valmis tegelikult issanda nime pärast ka surema. Ja sellepärast on see nii. On inimesed, kes on valmis kodumees surema. Ja mõtlen sedasi, et vaata, kes on niimoodi vabatahtlikud, mäletan, töötasin siin Võrus ühes asutuses, kus olin, kui need Vene tankid tulid, ütleme, kui see vabanemishetk meil siin oli. Kui nad tulid ju ka siit Võrust läbi ja läksid ju Tallinnasse ja läksid sinna teletorni juurde, kus nad seal olid. Üks mu töökaaslane, kott selga, läks töölt kohe ära, ma lähen Tallinnasse ja ma lähen kaitsma. No mis ta läks rindi ees kaitsma sinna lihtsalt. Endal oli mitu last kodus ja ma vaatasin täitsa austusega possi peale, et ta oli niimoodi tegelikult valmis, ütles, mina lähen. Sa lähed lihtsalt oma rinnaga tankide vastu. Aga ta oli valmis seda tegema. Ta südames oli armastus ja ta oli selline julgus ja ta läks seda tegema. Inimesed on valmis tegelikult oma riigi eest surema. Esimene vabadus, mis tuli, ütleme, valdavalt olid need noored mehed, kes selles vabadussõjas hukkusid. Ja nad olid valmis tegelikult minema, et see riik sünniks. Ja inimesed on seda teinud. Paulus kirjutab Rooma kirjas, et mõni on valmis sõbra eest surema. Oi. Ega see enesetapp ei ole. Ütleme, et kes olid Titanicu peal. Ma ei lähe päästepaati. Ma olen Jumala laps. Ja ma luban teisel minna. Ja ma tean, et ma ju siin meres upun. Ma kaldale ei uju sealt. Eks? See praktiliselt on see nii, et sa võid ju isegi seda nimetada sedasi, et kuule, et miks sa niimoodi teed, aga sa annad selle teisele selle võimaluse, kes on veel päästmata, sa annad teisele inimesele veel elu võimaluse. Ütleme, et kes on alfakursusel käinud, et kuidas see katoliku preester, ütleme, läheb sinna surmamõistetute kambrisse, teise eest, kes hakkab nutma, ütleb, et kuule, mu naine ja lapsed. Ja ta ütleb, et mina lähen, et mul naist lapsi ei ole, et ma lähen, vahet ei ole, tead, ja annab teisele elu. Ja sellepärast kallid see on nii, et vaata, see on tegelikult, vaata, on üks selline sõna, patriotism, võib-olla mis on tegelikult natukese nagu ära lörtsitud ja võib-olla meie nagu päris nagu seda aru ei saa ja selle all võib-olla tehakse kurjagi isegi vahest ja nende patriootidega võib-olla asi. Aga tegelikult teate, kus see sõna ju tuleb? See on ju ladina keeles on see pater, see on isa. Ja vaata, meie tegelikult peame olema need Jumala riigi patrioodid. Meil on isa taevas, see riik, selle riigi eest. Meie paater on seal ja sellepärast seal ei ole mitte mingisugust nagu küsimustki, et kuidas meie suhtumine on Jumala riiki. Ongi, me olemegi patriootlikud tegelikult ja just Jumala riigi mõttes. Need usukangelased, keda me loeme sealt Hebra kirja 11. peatükist, millised patrioodid nad kõik olid ja kuidas nad sealt tõrjuvad tagasi leere ja mis nad kõike nagu teevad, ma ei hakka seda lugema täna, aga lihtsalt anna nagu selle mõtte. Sellepärast, vaata, meie kodumaa, meie kodupaik on seal ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, meie peame tegelikult niimoodi patriootlikult tegelikult siin selles maailmas nagu just Jumala riigi eest seisma ja tõsiselt tegema. Kas meis on seda julgust? Peetrus, vaata, sellel hetkel, kui ta Jeesus räägib, et hakkab rääkima oma kannatustest, et ma lähen sinna Jeruusalemma ja ma suren ja mind antakse seal nende paganate kätte ja kõik see lood ja ärgu sulle juhtugu, räägib talle, eks. Hiljem ta küll ütleb sedasi, et ma olen valmis sinu eest surema, kui teised
mitte, aga mina olen seda valmis. Ta väljendas seda valmisolekut, aga ta ei saanud sellega hakkama. Sest et salgas kohe, kui ta käest küsiti, et kes sa oled ja kellega sa oled, ja ennem pidi issand surema. Pärast seda, kui issand oli Peetruse eest juba surnud ja üles tõusnud. Ja siis me näeme sedasi, et Peetrus lõpuks ja põhimõtteliselt kõik jüngrid, ütleme peale otseselt, nagu Johannese koha pealt öeldakse, et tema ei olnud märtrina tegelikult see tunnistaja, elas oma vanaduse päevadeni välja. Aga teised kõik tegelikult olid issand eest valmis surema. Sellepärast, et seal ei olnud mitte mingisugust enam nagu kahtlust, kui nad olid näinud issandat suremas, seda eeskuju, kui nad olid näinud Jeesust ülestõusnuna, kui nad olid nagu seda kõike nagu kogenud ja näinud, see andis tegelikult nende usule tegelikult sellise julguse. Ja nii Peetrusele kui kõikidele teistele jüngritele, ainult teate, kes ei julgenud elada, oli Reet ja Juudas. Ta ei julgenud elada ei issandale ja tegelikult ta kaotas nagu kõik ja sellepärast on see nii, et kallid, vaata, siin on niimoodi, et meie peame julgema elada issandale siin ja me peame julgema ka surra tegelikult issanda eest. Ja mitte teda salates, mitte kugi kunagi. Ja sellepärast, aga me näeme sedasi, et Juudas tegelikult ei saa enam elugagi hakkama ja sureb tegelikult oma pattudes ja oma patu pärast, oma eksimuse pärast. Ja sellepärast see on väga hoiatav tegelikult nagu näite selle koha pealt, et koos issandaga tegelikult saab olla julge. Gideon võtab ju sõtta ainult julged. Neid oli päris palju. Lõpuks Jumal lihtsalt ütleb, et ma ei taha nii palju neid. Et näed, mulle piisab sellest 300-st. Et et see võit ei jääks nagu teie võiduks, et see jääks minu võiduks. Aga vaata, sealt toimus nagu see sorteerimine ausalt inimesed, kes kardab, mingu koju. Lihtsalt, et kes kardab, mingu koju. Ja sellepärast, kallid meie, ma mõtlen sedasi, et praegu on nagu ütleme ajalikus elus need riigid, ütleme, et kindlasti Ukraina pool on kangelasi ja tõelisi, ma mõtlen sellised, kes oma kodumaas seisavad ja siiralt ja mitte mingisugust krutskit seal sees ei ole. Ja seda on Venemaa poole pealt ja täpselt samamoodi on seda. Ja sellepärast on see nii, et aga kas Jumala riigi poole pealt on? Kas meil on julgust praegusel hetkel Jumala riigi seisukohtasid ütelda? Praegu on niimoodi, et ütleme, et Ameerika president võttis praegusel hetkel kristlased nagu kaitse alla. Ta on praegusel hetkel saanud nagu selliseks huvitavaks presidendiks ja ütleb, et mina kaitsen kristlasi. Ma kaitsen Süüria kristlasi ja kui kuskil on mingi kristlaste tagakius, siis tema sellel teemal võtab sõna. Ta muidugi Ameerika kristlasi praegu just otseselt on teinud otsused, tema kaitseb neid. No see on meile nagu üks hingamine, kui see president praegusel hetkel suhtub kristlasesse selliselt, see on meile ka nagu mingisugune väike katus praegusel hetkel. Sellepärast, et kus need baptistid põhiliselt on, Ameerikas nad on tegelikult, ütleme, sest et ega meie maal on need pisut aga ütleme, põhiline, ütleme, et see baptisti liikumine ja see ongi need, kes seal Ameerikas on, eks. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale selle eest. Nüüd on nii, et näed, tõsise koha peal oleme täna nende juttudega jõudnud. Nii et lahingusse lähevad julged ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ega nüüd me kõik ei lähe nagu sellisel moel lahingusse, aga raskused on tegelikult iga põlvkonna ajal, millest me tegelikult läbi läheme ja sellepärast on niimoodi, et ja nüüd ongi niimoodi. Mõned on nagu sellised kergemad raskused, et ei ole nagu päris tulest läbiminek. Aga on nagu selle, nagu kuidas see nagu veega puhastatakse lihtsalt ja see sõna ja sa jääd nagu sellele sõnale ustavaks. Aga näed, ajaloos on seal, kus mehed peavad minema sinna tulisesse ahju. Köötakse 7 korda rohkem ja sinna lähete, sellepärast, et lihtsalt on see selline lugu. Nii et see kannatustest tegelikult läbi minekmine on ja see tulest läbi minemine on selline. Nüüd on niimoodi, et andku Jumal praegusel hetkel veel ühte asja mõista, mida ma ütlen. Ja just nendele, kellel seda nagu on vaja. Osad on läinud tegelikult viimastel aegadel väga rasketest olukordadest läbi. Ma mõtlen, see on väga katastroofilised oma pereliikmete kaotused, ütleme, et siin on mitmesuguseid. Siin on haigustega, ütleme, et need on natuke meist kaugemal, kes seal, ütleme, sõjas kaotavad, ütleme, seal Venemaa ja Ukraina mõlemad pooled ju kaotavad, kogu aeg kaotavad, see ei ole mitte sugugi, ei ole mitte mingisugune nali, mis inimestel osaks nagu saab, aga siis on niimoodi, et rahuaja kaotused on ka. Ja ka paljude, ütleme, isegi praegusel ajal paljude kristlaste peredes on väga raskeid kaotusi olnud. Ütleme, ja ma saan praegu täitsa aru, et need, kes on nendest läbi läinud, need saavad aru praegusel hetkel, mida ma nendel ütlen.
ja sellepärast, et vaata, need, kes on selles situatsioonis, need on täiesti teises olukorras, nad mõtlevad täiesti teistmoodi, nad otsivad lahendusi. Aaroni peres oli väga raske olukord, kui pojad võtsid võõra tule. Seal oli jumala sekkumine hoobilt. Tuli kõrvetas ära need 2 poissi ja Aaronile öeldi sedasi, et leinata ka ei tohi. Absoluutselt kõik on keelatud sulle. Sa ei või isegi välja minna, mingisugust leinakaebust ja oma juuksed lahti lasta ja kuidas seal ja kõik oma riideid käristada või mis iganes, nagu tolle aja kombed need olid. Keelatud, täiesti keelatud. See on nagu tulest tegelikult läbiminek. Sa pead vait ka veel olema selle koha pealt. Isegi nutta ei tohi. Et pole seda õigust sulle tegelikult nagu antud. Ma lihtsalt pean olema nagu selles olukorras. Ja see on kohutav tuli. Ja sellepärast on niimoodi, et lõpuni seda nagu ei mõista, miks vahest osad lähevad sellest läbi. See oli ülempreester tegelikult sellel hetkel. Moosese vend, väga austatud tegelikult mees ja tema perest on selline raske olukord, millest ta läbi peab minema. Ja sellepärast, kallid, ei ole nalja asjad, mis siin selles maailmas vahest juhtuvad, mis juhtuvad meie peredes, mis juhtuvad meie lähedastega. Aga sellepärast, kallid, me elame selles maailmas, kus me läheme tegelikult väga-väga rasketest olukordadest läbi. Nüüd on niimoodi, et üks kannataja on veel, on Noomi. Ütleme, et kui ta läheb sinna Midjani maale, siis on see selline lugu, et või Moabide juurde läheb üks, jah, tema on seal ja siis, kui ta seal Rutiga tagasi tuleb, ta ütleb, et tead, ma kannatan rohkem kui kõik teised. Ma kaotasin oma mehe seal võõrsil olles. Ma kaotasin mõlemad oma pojad, kes seal surid tegelikult on niimoodi. Ta ütleb selle Rutile, et mine sealt tagasi, tead, et mu kannatused on tegelikult nii suured, nagu sellises just pere mõttes. No tulid tagasi, tegelikult Jumal sai need õnnistada ja olukorrad muutusid. Ja sellepärast, kallid, ma täna nüüd seda kannatuste poolt ütlen niimoodi. Jumal on kannatlik meiega ja see on Neemia raamatu 9:30 teen korraks, teen lahti. No seal on niimoodi, et see on tegelikult on juba selline meeleparanduse palve, mida Neemia seal peab. Ja sealt on meil õppida väga ilusat asja. 9:30 lihtsalt Neemia siin oma palves nimetab sedasi ja räägib sedasi, et vaata, kui kannatlik on tegelikult issand. Kui seal see rahva suur patukahetsus on ja siis, kuidas siin on see 30 salm, eks? Sa kannatasid nendega palju aastaid ja manitsesid neid oma vaimu läbi oma prohvetite kaudu, aga nad ei pannud seda tähele ja seepärast sa andsid teiste maade rahvaste kätte. Ütleme, et nagu selle poole tunnistus, et issand oli kannatlik küll, aga kannatusel oli piir. Aga nüüd 9:32 on üks huvitav mõte. Ja nüüd meie Jumal, suur ja vägev ja kartust äratav Jumal, kes peab lepingut ja osutab eldust. Ära pane pea väheseks kõike seda kannatust, mis on tabanud meid. Meie kuningaid, meie vürste, meie preestrid, meie prohveteid, meie vanemaid ja kogu su rahvast Assuri kuninga päevist kuni tänapäevini. Ja sellepärast on kallid. Praegusel hetkel on vaata, meie ei ole niisuguses sulatusahjus praegusel hetkel, kui need, kes on sõjaolukordades ja kohtades. Ma mõtlen sedasi, et osad on need isiklikud sulatusahjud, võib-olla oma pere omad ja mis iganes, mis on. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et vaata, milline palve, et Jumal, pane tähele nagu seda kannatust, seda mõõtu, millest me oleme juba läbi läinud. Pane nüüd tähele. Ja seal oli, sa oled õiglane ja sellepärast sest sina oled osutanud ustavust, aga meie oleme olnud õelad. Ja põhimõtteliselt oli see meeleparanduspalve ja otsimine, kuidas sellest olukorrast nagu välja pääseda. Ja sellepärast, kallid, ma täna ütlen kõikidele nendele, kes on väga-väga tegelikult kannatanud. Minge julgelt tegelikult Jumala kohtusse selle kannatusega, mis teil on. Jumal, sa oled näinud seda, millest me oleme pidanud tegelikult läbi minema. Ja sellepärast, et Jumal on tegelikult on õiglane, sest et vaata, Jumalaga tuleb rääkida nagu selles keeles, sest et vaata, siis Jumal saab samamoodi ka aru, et see on meile kohale jõudnud. Sest sageli me lihtsalt, ütleme, et vaata, kui sünnivad koledad asjad, ühes peres, kus juhtus väga kole asi, räägin selle isaga, siis ma eitasin seda. Hiljem ma võtsin selle vastu, et jah, see juhtus meil. Aga tükk aeg on selline, et sa ei tunnistagi sedasi. Aga siin me näeme sedasi, et Neemia juba, ta tunnistab, ütleb, et kuule, et me oleme selles kannatuses olnud. Aga Jumal, me tahame nüüd, pane tähele, mõõda see kõik kokku, mis on meile osaks saanud. Me tahame nagu sellest välja saada. Ja sellepärast on see lihtsalt
aidaku meid Jumal, et me mõistaksime, et vaata need tulekuumused ja asjad, millest me läheme nagu läbi, et see on tegelikult on Jumala jaoks on see siiski on ühe eesmärgiga. Sest et vahest on meil on niimoodi, et meil on isegi seda eesmärki nagu raske nagu mõista, aga paraku see nii on. Ja Jeesus tuleb siia sellesse maailma. Ta läheb otseselt kannatustest läbi, kõige suurematest kannatustest, sellepärast, et nii puhta hingega ütleme, kannatada siin selles maailmas, nagu mõistes kõike, nähes kõike seda, mis on, seda koledust, seda patukoledust ja seda kõike, me keegi seda ei suuda mõista. Me oma patuse loomusega, mis meil on nii tugev veel, tead, me ei taju üldse nii teravalt. Absoluutselt me ei taju, sellepärast ainult puhas saab tajuda seda, et vaata, ütleme, nagu tõeliselt seda, mis siin selles maailmas on. Me oleme nii palju ka tegelikult oleme lihtsalt nagu kuidagi harjunud. Aga issand läksid väga, väga teravalt tegelikult nendest kannatustest läks läbi. Ja sellepärast aidaku meid Jumal praegu, et nagu see, millest me täna räägime, et jõuaks nagu sellises mõttes nagu kohale, et kannatustel on oma koht. Ja tegelikult on see niimoodi, et meid puhastatakse tegelikult selle läbi. Vaata see, kes on selles sõjas olnud, siis oli see tuli ja millest oli räägitud, et kõik, mis kannatab tuld. Ja sellepärast ma ütlen, et need kallid, kes on läinud väga, väga suurtest kannatustest läbi, Jumal on arvanud teid, et te kannatate tegelikult seda tuld. Ja ärge kaotage seal oma usku, ärge põlege seal ära, mingu see usukuld, mingu hoopis ilusamaks, säravamaks, puhtamaks, et midagi head nagu juhtuks, eks, et vaata, et nagu see on nagu selline moment, et vahest on see niimoodi, et nagu selle tagajärjel, kui Reitsil poeg, ütleme, sureb, saab tunnistaja, läheb tänaval, hakkab rääkima. Kui Juheil, nimetame nii, kui tütar sureb Suusamäe peal, pärast seda sünnib see, need laulud ja need kuulutamised asjad, sünnivad vahest kuidagi teistmoodi. Mingi kalli hinnaga kuidagi, väga teistmoodi need asjad sünnivad nende kannatuste keskel. Ma olen näinud sedasi, et need, kes on nendest kannatustest läbi läinud, mõni ütleb, tead, et nüüd ma hakkan issandat teenima. Nüüd ma hakkan seda tegema, nüüd ma hakkan kuulutama, nüüd ma hakkan haigete pärast palvetama, nüüd ma hakkan tegema neid asju. Sellepärast, et vaata, midagi nagu kuskil jõudis nagu kohale. Ja sellepärast on see nii, et ma täna lihtsalt nagu räägin seda sõna, et rääkisin sellest sõnasõjast ja sellest kannastuste poolest. Ja tead, ja ma olen ära rääkinud selle ja aidaku nüüd püha vaim, et igaüks sellest midagi seda kätte sai, mida nagu keegi kätte pidi saama. Lihtsalt olin issand ees, et Jumal, mis on täna vaja rääkida. Rääkisin selle nüüd ära ja aidaku nüüd issand meid igat ühte. Et me oskaksime nagu siit selle õige kätte saada, mis on, et me valesti kuidagi ei tõlgendaks ja hoopis on niimoodi, et saaksime nagu tagasi leeri, et asjad saaksid korda, kus on asjad valesti olnud ja et me oleksime nagu tarvitatavad. Aaron pärast seda, ega ta oma ametit maha ei pannud, ta teenis edasi. Ja sellepärast, kallid, ka me peame edasi teenima oma issandat. Aamen. Tõuseme. Isa, me täname sind. Kui täna on tegelikult selline võib-olla valus ja raske sõna, nii sõnasõjast kui nendest kannatustest, mis me rääkisime, aga Jumal, me täname sind, et su tõde ongi tegelikult nii selge, nii terav. Ja las see lõikab, las see lõhestab meie vaimu ja hinge ja liikmed ja üdi ja nii nagu see sinu sõna peab meie juures kõike korda saatma. Jumal, saadame ihude juures korda, mis on vaja, saada meie hinge juures korda, mis vaja, saada meie vaimu juures korda, mis on vaja. Ja Jumal, me täname sind, et sina oled inimese armastaja, sa teed tegelikult meie juures tööd. Jumal, me täname sind kogu su sõna eest ja tänu sulle, Jumal, et sina nagu seda avad meile nagu sellisel erineval viisil ja tänu sulle nende hoiatuste eest ja tänu sulle nende julgustuste eest, mida sa oled täna meile andnud. Ja isa, me palume üle kõige, et vaenlane ei saaks seda ära röövida ja ega kuidagi valeks pöörata, vaid kallis püha vaim, me täname sind, et sina oled see, kes sa juhid meid kõigisse tõtte, et me mõistame seda õieti ja saame selle õnnistuse kätte, milleks sa selle tänase sõnumi oled kinkinud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aamen.